Tere tulemast Keernusse, meil on järgmine video. Ketas on ka olemas siin, Diamond, Retroline Light, 156 grammi ja vaatame siis, mis lennujooned on. Nii et pikka jutu ei tee, läheme kohe visati juurde. Nii, clickbaitiga ühel pool saame asja juurde asuda, et tänase video point ei ole tegelikult Retroline Diamond, vaid hoopis erinevad lennujooned. Sizer, Annukas, Flex ja vaatame, mis me veel sealt välja võlume. Nii et asume asja kallale. Flat vise. Flat vise võiks olla siis nüke, mis lendab välja niimoodi ja liigubki terve algussirgelt ja siis olenevalt ketta omandustest, siis kas keerab lõpus ära või läheb täitsa sirgelt. Mina pigem kasutan flat viset näiteks siis neutraalsemate ketastega. Sizer visked. Sizer visked on siis need, kui ma tagantkäega viskan ketta välja niimoodi. Ehk siis ketas läheb niimoodi välja, liigub ja siis hakkab kiiremini vasakule poole keerama. Sizer visked minu jaoks väga head või ühed lemmikud, millega saab hästi distantsi kontrollida või siis kuskile nii-öelda nurga taha keerata või siis üle puude visata näiteks. Üldiselt visatakse, või mina viskan Sizer viskeid siis üle stabiilsema kättega, et ta kindlasti oleks Sizeris ja liiguks vasakule, aga samamoodi siis mõnikord võib siis visata natuke lahema kättega. Spike Sizer ehk siis kui tavaline Sizer on siis natukene läheb Sizeris välja ja natukene madalamalt, siis Spike Sizer on, kui sa viskad niimoodi ketta välja põhjus või vähemalt üritab vähemalt niimoodi välja visata. Selleks, et ta natuke lendaks ka, siis sa pead talle andma kõrgust, ehk siis alati viskab natukene kõrgemale ja soovitatav on visata siis võimalikult üle stabiilselt ketast. Sizer flip. Ketas läheb niimoodi Sizeris välja ja siis sõltuvalt siis kas tugevusest, visketugevusest, tehnikast või siis ketta avaldusest, ketast tõuseb siit püsti ja läheb sirgelt ja siis lõpus keerab näiteks vasakule. Selle viske täpselt nimetust ma isegi ei tea, aga kuidas seda võiks väljata on niimoodi. Tuleb Sizerist välja ja siis läheb üle paremale. Ehk siis kui me enne viskasime Sizer flipi, ehk siis Sizerist välja, läks sirgeks ja siis tuli pigem tagasi, siis nüüd tuleb Sizerist välja, läheb sirgeks ja siis läheb veits paremale üle. Selle viske puhul siis pead viskama võimalikult alastabiilsest ketast. Pead usaldama seda, et sa viskad ta Sizerist välja ja siis ta läheb ise üle. Mitte see, et sa surud teda üle, vaid sa peadki viskama Sizerist ja ta peab ise üle jääma. Alastabiilse kettaga roller. Ehk siis mul on siin Diamond ja Havok. Havok on põhiline backhandi rolleri ketas. Viskan alati ta Sizeris välja, läheb püsti, läheb rollerisse. Väga pikalt ei keera, aga pigem ma saan usaldada, et ma viskan Sizerist, ta läheb rollerisse. Diamondiga eeska rollerid pigem viskan vähem, aga mõnikord on vähem vaja neid. Ehk siis Sizerist välja ja rollerisse. See oli üks ilus roller.
see oli ka üks väga ilus olla. See on video käigus õppime ka, et võib-olla sinna poole on parem visata, et siis jääb võib-olla ketta natuke paremini näha, et ei jää taavast näha. Seega ikka äärmiselt üks siit poolt. S, mis tähendab siis S? Kindlasti praegu tuulnud siis S-i. See tõesti ära. Siin võiks siis välja näha niimoodi. Läheb aisirist välja, läheb sirgeks, läheb üle, tuleb tagasi. Kuna see on niisugune raja peal päris oluline vise või siis üldiselt saab sellega päris hea distantsi, kui sa saad lahema ketta, ütleb kõvasti välja, teeb näiste suure hästi, saab talle kõrgust, jõuab hõlduda, saab päris lihtsalt distantsi. On Haiser ise, mis on siis niimoodi, just kette niimoodi välja, siis selleks, et Haiser töötaks, pead talle ilmselt kõrgust andma. Kui sa vistad väga kange kettaga, siis võid madalalt ka visata, töötaks ka välja, aga üldiselt annetajad vajab kohe kõrgust juurde. Nii, turnover. Turnover on siis annuke variant, kus ketad, vistad ketta annukas välja, ta läheb täiesti lõpuni paremale. Ehk siis viskad ketta niimoodi välja ja ta läheb täiesti lõpuni sinna paremale. Kordagi vasakule ei tule, kui ma viskan tahan praegu. Selleks siis jällegi teeb asja lihtsamaks see, kui sa viskad võimalikult alastabiilselt kettest. Counted ja charge ja täiesti ära. Flex on siis see, kui me viskame ketta, kangema ketta, annuka nurga all välja ja siis ta võitleb siit tagasi, tuleb vasakule tagasi. Ehk siis teeb ka niisuguse S-i, aga vahe S-iga ongi siis see, et me ei viska Haiserist, vaid me viskame kohe annukas. Ehk siis surume teda üle. Kindlasti ülastabiilne ketas. Forward roller läheks vaja siis sõltuvalt eesmärgist, kas siis alastabiilsmäkketest või ülastabiilsmäkketest. Ülastabiilsmäketes läheb sirgemalt, alastabiilne keerab siis ära. Forward roller alati põhimõtteliselt tahab keerata siis siia stämmi poole. Ehk siis kui ma viskan ta niimoodi maha, siis ta hakkab võitlema, et keerata siia poole. Ja see alastabiilne keerab siis kiiremini ära, ülastabiilsem pigem läheb sirgemalt. Force over roller, siis kui me ennem näitasime seda, et viskasid Haiserist välja, mis on natukene viskele tavapärasem, siis on võimalik ka visata natukene kangemad kettad ja neid üle ise suruda. Ehk siis siit pead viskama annukast teeleda ja ise suruma ta täiesti niisuguse nurga alla, et ta läheks niimoodi. See annab selle eelise sulle, et sa saad visata kangemad kettad. Kui sa viskad kangemad kettaid, siis kangemad kettad lähevad pigem kaugemale ja sirgemalt. Kui meil juba rollerid on, siis Sky roller, mida ma ise tegelikult kunagi põhimõtteliselt ei viska. Aga kuna mul see idee tuli, siis me peame ära tegema selle. Ehk siis erinevus tavakettaga või siis tavarolleriga. Kui ma mõlemad Haiserist viskasin ka pigem madalale, force overi surusin ka madalale, siis nüüd sellega viskame kõrgele. Ma pole kunagi seda visanud, nii et vaatame, mis päris head rolleri kätte olemas, nii kindlasti saame visatud, aga siis kõrgemale ja siis lõpuks läheb rollerisse.
Cut-roller ehk siis kui sa force over rollerit viskad ja sul ei tule väga hästi välja, siis suur tõenäoliselt sa saadki endale cut-rolleri. Mis cut-roller annab, on see, et sa saad minna natukene valale poole, vasakule poole nurga taha. Väga keeruline vise, aga proovime ette näidata. Jällegi ise pole kunagi õige teinud, aga kindlasti ma olen proovinud, aga teadlikult ma võistlustel ei ole seda visanud. Humber roller ehk siis pöidlaroller. Jällegi pole ise kunagi väga visanud seda võistlustel, aga ma arvan, et see on väga hea tool, mida kasutada, kui satub kuskile. Ehk siis kui sa viskad niimoodi, siis ketas keerab standi poole, paned pöidla, siis teiselt poole visata. Hoiad kinni nagu pöidlaga ja viskad. Suure tõenäosusega johtub kui nüüd cut-roller, aga kui õppida, siis on kindlasti hea utility shot, mida ei ole kasutada. Väga huvitavaid lennujooni, mida on vähe näha, ma arvan. Ehk siis granaat kangekättega, lahjakättega, spike granaat, slide granaat. Ja näitame ette siis. Spike granaati viskad siis alati kõrgele. Slide granaati viskad, siis vaata, et pikaks ei läheks. Skip saad visata põhimõtteliselt iga kättega. Jällegi lihtsamaks teeb asja, kui viskad kangemat ketast. Ehk siis selleks, et keta skipiks, ta peab minema haiseris. Niimoodi. Ja põhiline ongi see, et nii kui ta haiseris läheb, siis ta suure tõenäosusega skipib. Skip ise pigem nagu kaugele ei saa visata, okei, saad visata, siis peab olema jällegi ülestabiilne ketas, mis lõpus skipib, aga teadlikult pigem visatakse alati natukene varem maha ja siis sealt nii-öelda skipib. Juba granaatide juurde jõudsime, siis oregranaat ehk siis võtad kinni nagu tamberist, aga viskad siis siit. Viskad alt taevasse, kukub otsa alla, kui viskad kanget kätest. Viskad said tehtud ja kindlasti mingi vise jäi tegemata, kui midagi ei jõua päris palju. Aga selleks korraks siis niimoodi. Pane like, pane subscribe ja kui jäi mingi vise tegemata, mis sa arvad, et jäi tegemata, siis pane kommentaariumisse, mis vise tegemata ja vaatame, mis teha. Ja et asi või video ei oleks totaalne clickbait ja scam, siis Retrolight Diamond ja vaatame, kui üldse lendab. Three, two,